No nii, ahoi kotkad, mis toimub siis? Siin üks päev sai ju Tartu S-burgeris üks mu müts maha unustatud S-burgerisse ja liiga hilja avastatud, et ma ei viitsinud enam tagasi minna ega hakanud organiseerima seda omale tagasi. Ja nüüd ma tahan uut mütsi omale saada, uut lemmikmütsi, et see müts, mis mul praegu peas on, see ei ole nagu lemmikmüts või see, vaid see on mul see kaameramüts. See peab asendama nii kaua seni, kuni uue mütsi saab. Ja me mõtlesime, et me sõidame Lätti nüüd seda mütsi ostma. Jah, et lähme Lätti mütsi ostma ja vaatame, kas me saame sealt mingi hea mütsi. Jah, aga ei midagi. See tuli sükene äkkplaan ja nüüd lähme võtame Keiu uuesti lasteaiast ära ja lähme vaatame mütsi mulle. Aga kuna mütsi ostu teekonnal Lätti jääb meie tee peale ka Eesti kõige jämmem mänd, siis me tulime siia Tamm. No näed, ilma mütsita pole ka mõistust, ilma õige mütsita. Et vaatame siis seda tamme ka ära, see võib päris põnev olla. Ja siin on mingisugune, mis ta on, Tamme Lauri tamm, silt ka siis. Siukene asi siis. Nii. Tammele on tehtud siis ka kohe miskisugune värav siia või. Võt nii. Ja nagu ma saan aru, seal on mingi metallvarras kaugelt paistab, et kas see on siis jah, mingi pikselöögi vastane asi või olnud. Vot see on jurakas ja nüüd me lähme sinna juurde ja vaatame. Vot see on jurakas, juba selle pärast tasus siia sõita. See on ikka elukas, no teeme jälle. Jaa! Elukas, tamm ikka täitsa lõppvärk, no. No see on haigelt suur puu. Okei, toome teid lähemale ka siia vaatama. Mine siia vahele. Jaa, no aitäh. Jaa, mine. Ossa jeerum. Mul on siin kosmoseamet ka, sellepärast see tähendab, et sa vaatad kosmoseni. On ikka elukas. See on loom. Ai, mis asja? Suitsuahi või? Kala suitsetada. See on küll pikse varras, jah, ma vaatan siin see traat tuleb maasse, aga mis auk seal on nagu suitsuahi. Tellistest laotud mingi värkeid ja tegelikult see on tõenäoliselt lihtsalt selle toestuseks, siin olid mingid rekonstrueerimistööd, nii et noh, jah, tuleb jälle sildi pealt lugeda üle kiiresti, et mis teema see on. Äkki keegi elab seal või? Ma koput uksele. Aga tõenäoliselt on need jah lihtsalt rekonstrueerimistööde käigus tehtud mingisugused parandused, siin aga loeme üle, mis see täpsemalt on sealt sildi pealt pärast. Me praegu filmisime ja paneme kiiresti edasi. Ehk siis tellistest kast üleval puu õõnsuses ei olnud mitte suitsuahi või midagi muud sellist, vaid hoopis tuleb välja tuulutuslõõrid. Et ta on betooni täis valatud seest need õõnsus, mis on nagu ära mädanenud ja siis kuidagi mingisugune tuulutushava, nagu ma sain aru tekstist, otseselt ei öelnud, aga et see kivist kast on, otseselt ei öeldud seal, et kivist kast on tuulutushavaga, ma oletan, et ta siis nagu on korstnamoodi asi seal. Ja. Oleme tükk aega juba Lätis. Raadios tuleb mingi saade. Räägib siin vahepeal mingist Trumpist ja Zelenskist, aga midagi aru ei saa. Et kui jõuame, ei tea, kas me siin jõuame vaatamisväärsusi ka midagi pisikest vaadata, aga üldiselt ei teinud eeltööd ka. Aga kui jõuab, leiab midagi, siis võib vaadata, aga üldiselt me ikkagist tulime mütsi ostma siia ainult, et siis ja muu seas võib midagi muud ka sealt Valmiera depost ju kaasa võtta, aga üldiselt on kõige tähtsam on ikka, et müts saaks võetud. Oleme nüüd kohal siin depos. Kõik on siin
jah, lätikeelne, aga me otsime nüüd, kus need mütsid siin on. Peame taga otsima. Jah. Me oleme siin Läti depo ees ja ei olnudki siin Läti depos mütsi. No, nüüd on niisugune asi, et me ju ei mõelnud ja tulime siia ja ei teinud seda värki ka, et siin internetti oleks. Nüüd ei ole internetti ka, nüüd ei saa guugeldada ka, kus siin Valmieras mingit mütsipoodi on. Ehk siis nüüd ei jää midagi muud üle, kui lähme tagasi Eesti poole, lähme siis sinna Valka ja saame ikkagist oma selle Läti mütsi kätte. Läti lemmikmütsi. Sellepärast, et seal on äkki Eesti levi juba ja saame netti ja vaatame, kus seal mingisugused matkatarvete militaarkauplust mingit sellist poodi on. Me ei oodanud, et siin see depo nii pisikene on, et siin midagi ei ole nagu. Et aga saime muud kraami. Aga me saame kurgiseemneid. Jah, kurgiseemneid saime ja natuke muud kraami, mis vaja, aga hea küll, tõmbame siis Valka tagasi, mis siis teha. Kuulame siin Läti räppi ja Ma arvan, et keegi loeb uudis. Sõidame, ei ole, see on räpp, muusika on taustaks. Sõidame Valka tagasi ja natuke selline ärev moment oli ka, sellepärast, et me pidime sõitma sinna Valka tagasi natukene mälu järgi, aga see Valmiera õnneks oli nii väike ja depo oli sealt maanteele suht lähedal, et ma nagu mälu järgi jäi meelde, kuidas sealt välja sõita, sest mingil põhjusel internet ei saanud ja keps ei töödat ja mingi teema, ma ei tea. Pidin midagi ise teeninduses panema, et välismaal net töötaks. Pole ammu käinud kuskil, vist pidi midagi panema, et töötaks minu paketiga. Ühesõnaga, no nüüd oleme õige tee peal juba teame, kus oleme ja kuuleme Läti räppi ja lähme siis Valka mütsi otsima. Aga suht kohe, kui Valmierast välja jõudsime nüüd, märkasime tee ääres mingisugust märki, mis tundus matkaraja märgi moodi ja see vist ongi see, kus me nüüd oleme. Ehk me oleme praegu siin ja siis peaks, ma ei tea, siit hakkama matkarada või mingi sinine 2 kilomeetrine, nagu me aru saame. Ehk siis teeme selle siis läbi nalja pärast. Ja paneme paar klippi sellest siis ka siia sisse, et polegi siin Lätis nagu mingi jõe ääres enne jalutanud ja see on siis Kauja jõgi. Paneme selle ka siia mütsi videosse juurde, et see on nagu ikkagist ka läheb selle mütsi otsimise nii juurde, mütsisaaga juurde. Rajamärgistus on siis selline, meie käime sinist siis, et ega me mingi väga palju siin ei näita ka, et siin on nagu niisugune värk. Ja jõgi on siin samas ja huvitav, kas Lätis on ka haugi keeluaeg või mis ajal siin juba haugi võib püüda? Mitte, et me püüda üldse saaks. Jah, ega me ei tahagi, meil pole ritvasi kaasas, aga lihtsalt tekkis korra mõte, et kui keegi teab, siis ma võib-olla uurin ise ka kodus, aga ühesõnaga jah. Ja siin me olemegi nüüd kohe mingisuguse silla juures ja vaatame, mis sild siin on. Selline asi siis. Mingi väikse oja tuleb suurde sisse. Läti pardid seal plätsutavad. Huvitaks Läti pardid prääksuvad läti keeles või kuidas see asi on, ei teagi. Või loomadel ei ole seda riigipiiri või need peaks vist sama keelt prääksuma kõik või. See jõgi on suur siin. Mis ta siin siis räägib nüüd? Ahah, kes tahab, pane veel pausi ja loeb, ega me midagi aru ei saa, aga noh. Siin saab teha savu. Aga mõlemale poole läheb sinine, ehk siis, aga me ei teagi nüüd. See ei näe välja jälle see rajamärgistus nii, nagu ta, ütleme siis. No lähme siia. Kaardi peal oli, mõlemale poole läheb sinine. Sinine peaks tulema ainult tegelikult siia, kus meie lähme, kaardi selle joone järgi, aga saa nüüd aru. Ühesõnaga, lähme siis siit ja vaatame ise. Et meelde jätame, kuidas tagasi saab selle ühest, et kuskile hädaabisse ei taha helistada ja kepsu kasutada ei saa. Aga jõgi on võimas. Jõgi on võimas. Siin ei ole ühtegi teadete tahvlit nagu konkreetselt näinud veel raja peal. Me oleme tükk aega käinud, et ma ei tea, kuidas siin on nende radadega. Et kas ongi lihtsalt jalutamisrajad ja mingisugust nagu siukest
siis õpperada nagu ei olegi või noh, et kus õpetab ka midagi või räägib seal, noh, mitte et me nüüd hirmsasti aru saaks nendest lätikeelsetest siltidest, aga noh, võib-olla laseks ChatGPT-l isegi pärast ära tõlkida siis, mis jutt peal on. Läti sipelgad. No. Ei, mina ei tea, minu arust on nagu samasugused nagu meie omad. Mis sa arvad, Kei, on samasugused nagu meil või? Et mingid kollased punktid ju kaardil olid ikkagist märgitud ja kas siis see nüüd üks nendest punktidest siin, et aru ju ei saanud, mis seal kirjutatakse. Meil ikka üldse see reis oli täna siukene, kuidas see asi öeldi, eksprompt või? Et niimoodi hommikul, noh, jah, oli hästi kiire. See oli minu mõte. No oli vaja tulla, aga sellest teises videos, miks tegelikult oli vaja tulla Lätti. Ei tea, kui hästi näha jääb, see on teisel pool jõge, aga seal on päris jõhker hunnik suurveega puitu kokku jäänud sinna saare otsa, sest tagant läheb ka jõgi läbi ja eest see põhijõgi. See on nagu mingi saarekene siin keskel või. Et jõhker see, jah, suurveega, aga midagi eriti siin nagu vaadata ei ole, mingid sildikesi ei ole näinud rohkem. Et ei oska öelda, mis need kollased punktid täpselt seal tähendasid kaardi peal, aga ahaa. Aga okei, pikalt ei matkanud siin, ei olnud midagi väga põnevat, meil polnud ka aega, eks me kunagi teeme mingi pikema tripi Lätti ja siis juba valmistame ette ja vaatame, et meil ikka internet ka oleks ja kõik asjad. Aga praegu põhimissiooni juurde tagasi. Mütsisaaga, lähme otsime mütsi. No nii, ja lõpuks oleme jõudnud ikkagist Eesti tagasi, sest Lätis olid kõik kohad kinni ja me kepsuga lihtsalt reaalselt ei saanud ju kuskil mingit kohta otsida. Ja nüüd oleme hoopis, kus me oleme? Valgaga arvates. Valgaga arvates. Täpselt see, mida vaja loodusvärvides. Laiguline. No, täpselt see, mida vaja. Sikast musta ei tahakski vist. Või mine tea. Kuule. Vaatame, hindame. Sa näed veel nagu 13-aastane oiss. Või see või? Kumb siis? Ma ei tea ise ka. Tee seda ükki-kakki komminum. See ma arvan laik ikka on ju, roheline on ju. Jah. Okei. Palju maksab? Savise hind on ju, suvase hind peasi, et said. Kuule, ega sa ei paneks niikuinii tagasi. Kuule, 39 euri. Aega on selle mütsiga veel. See on ikka päris vett siia. Kiivri saab odavama. Aga ostame kiivri sulles. Tead, jätkame seda videot teine päev. Aasta aega teeme seda. Nii. Ja võtame selle. Ja saime selle mütsi lõpuks. Ja kust saime siis? Võru magasiinist. Et nii suure tiiruga, noh, sai käidud läbi Läti ja kõik puha ja, aga noh, olemas ta nüüd on ja ei maksnudki nii palju nagu seal Valga selles ka raudes. Et see oli 7,90 vist ainult. See oli ühesõnaga väga hea hinnaga ei pea olema see müts nii kallis. Ja noh, eks ta mõned aastad nüüd saab siis jälle, kui sa seda jälle enne kui ma teda jälle kuskile Eesburgeri või kuskile maajumusta, lihtsalt natuke teises stiilis on nüüd, aga värvi poolest mulle meeldib, materjali poolest mulle meeldib, siia saab käsi kuivatada, kui kalasid on ja saab ka niimoodi moekalt teistpidi panna. No. Aga no selge, sai siis see mütsivärk lõpuks läbi ja küll kerge vagakratid ja davai, järgmise.